Richard, kui me enne eelmise hooaja algust sinuga rääkisime, siis sul olid suured ambitsioonid ja ma arvan, et sa oled üks vähestest, kes julges välja öelda, et MX2 meistritiitlit sa endale ihkad. Kas sa võib-olla tunned ka, et sa võtsid liiga suured eesmärgid endale eelmine hooaeg? Kindlasti mitte, et unistada ju võib ju nii suured, kui tahad, aga kindlasti oli natuke minu kahjuks ka see, et ma tegelikult eelmine aasta siis kohe esimesel võistlusel suutsin enda käe ära vigastada, millest ma siis pool hooaega ei olnud teadlik ja milleks läkski siis pool hooaega põhimõtteliselt ära paraneks ja samal ajal terve aeg tegin ju trenni niimoodi, et võtsin valuvaigisteid, mis on nagu minu poolest tegelikult ausalt öeldes rumal. Et kui on valus, siis ikkagi oleks võinud käia nagu haiglast läbi. Lihtsalt see probleem oligi seal selles, et mulle tehti nagu pilt ära ja midagi katki ei olnud ja siis mõtlesime lihtsalt, et läheb ajaga üle, aga kahjuks ei läinud. Ma olen sinuga nõus, et ambitsioonid peavad suured olema ja peavad olema mingid eesmärgid, mille nimel siis ka töötada. Kui sa eelmine aasta läksid siis 125-lt 2,5 peal üle, siis sa tegelikult valisid 2 takti, mitte 4 takti. Kas sa tundsid ka, et see üleminek oli kuidagi selle võrra sujuvam? Jaa, kindlasti oli, et põhimõtteliselt ainult ka vähe oligi see, et sikkel on nii võimsam. Kuigi raam oli natuke teistsugusem, siis mina mingit hullu vahet ei tundnud selles mõttes, et oligi lihtsalt võimsam sikkel. Sa enamasti ikkagi treenid välismaal. Mis põhjustel, mida võib-olla välismaa rajad pakuvad rohkem kui Eesti rajad? No hetkel on meil siis väljas miinuskraadid ja lund sajab, et kindlasti ei ole nagu sihuke ideaalne treeningkeskkond, aga on võimalik trenni teha. Kuid ma lihtsalt, mul on lihtsalt õnneks võimalus minna välismaale ja kui see võimalus mul olemas on, siis miks ka mitte. Kui palju sõidutunde sa oled praeguseks hetkeks kogunud? Umbes 50. Ja kas sa pigem teedki selliseid sõidulaagreid või on lihtsalt, et käid ja treenid välismaal? Jaa, ma pigem teen nagu laagreid, et 2 nädalat olen siis Itaalias trennis ja 2 nädalat kodus. Et ma käin veel praegu koolis ka ja mul on vaja siis kooli asjadega ka tegeleda. Kuidas on niimoodi, et hoida kooli asjad korras ja siis käia välismaal laagrites? Tead, ma olen sellega lihtsalt nii ära harjunud juba, sest ma olen üles kasvanud niimoodi, et suht väiksest saadik ma olen väga palju välismaal viibinud ja olengi pidanud nagu sihukese asjaga ära harjuma, et see ongi minu jaoks nagu normaalne juba. Et kui ma peaks terve aeg kodus olema, siis ma ei oskaks ka midagi teha sinna. Millised on sinu selle hooaja eesmärgid? Rohkem nautida. Et eelmine aasta mul siis selle valu tõttu kadus natuke lõbu ära sellest spordialast, aga hooaja lõpuks siis õnneks suutsin jälle õigele rajale tagasi saada ja asi hakkas meeldima ja eks mul hooaja lõpp oli nagu näha siis palju tugevam kui algus, mis on tegelikult üllatav, kuna võiks juba nagu keha juba väsinud olla, aga mul oligi just vastupidi, et ma põhimõtteliselt nagu hoidsin tagasi ennast terve hooaeg, aga jah, ma üritan nautida see hooaeg. Kas sa trennides võib-olla tunned ka, et see selline sõidurõõm on tagasi tulnud? Seda on igal juhul väga tore kuulda. Kus me sind sellel hooajal võime võistlemas näha? Ma ütleks, igal pool võite mind võistlemas näha, lihtsalt kui tihti. Et see hooaeg me üritame rohkem nagu kvaliteeti saada, et ei käi nagu igal võistlusel. No kindlasti me näeme sind Eesti meistrivõistlustel, aga millised võib-olla välismaa võistlused on plaanis? Saksamaa meistrivõistlused, ehk siis ADAC ja mõned valitud siis Euroopa meistrivõistluse etapid. Igal juhul me soovime sulle palju edu algavaks hooajaks. Aitäh!